Tere taas kõikidele vaatajatele, Kristjan Kümme taas kord siin. Pole tükk aega otseselt kaamera ees olnud, aga täna on selleks ilmselt põhjust. Täna on 23. august ja aastaks on 2017. Täna on sünnipäev mul. Palju õnne mulle. Nagu te isegi suurem osa teate, siis ma nagunii ei viitsi väga midagi tähistada, kuigi see on nagu suur number, veerand 100 aastat on juba ära elatud. Aga ma ei ole suuremasi sünnipäevade pidaja ja ma mõtlesin küll, et võiks pidada, võiks teha midagi. Aga paraku on ilm väljas liiga kehv selle jaoks. Sajab vihma, nagu eilegi Tallinnas loomaaias käies. See loomaaia video tuleb ka kunagi. Ma ei tea nüüd kuna, sest ma tegelen praegu ühe teise asjaga, mis on seotud tegelikult tänase päevaga ja nende inimestega, kes mulle Facebookis või kuskil mujal sotsiaalmeedias kirjutasid ja õnne soovisid. Nende jaoks on mul väike üllatus. Ma arvan, et tolle video või tolle üllatuse tuleb video kujul. Tolle üllatuse ma ilmselt saan üles laetud kas homme õhtuks või homme hommikul kunagi, ma ei tea. Sest selle kokkumonteerimine võtab natuke kaua aega. Ja praegu ma ei sellest edasi tea, sest päev on alles noor, tegelikult kell on juba 4 läbi, aga ma ootan kuni päeva lõpuni, kuni ma ei tea, kella 9-ni võib-olla. Ootan ära, kuni kõik õnnesoovijad on oma soovid edasi andnud ja siis läheb kell lukku ja siis ma saan oma videot edasi teha ja lõpuni. Mul on mingi osa tulest tehtud, aga osa on veel tegemata ja kui too ära saab, siis saab too ka üles. Mis puudutab loomaaeda, siis sellest on kokku tulemas 3 videot. Üks Tallinnasse sõit, Võrust Tallinnasse, siis teine video Tallinnast Võrru sõites. Ma vaatan, kas ma leian siit videost üles tolle ühe koha. Ma ei saa sellepärast, et see video on juba valmis tehtud. Mõlemad on valmis tehtud. Ühesõnaga, kui meil Tallinnasse läksime, siis me oleks peaaegu sattunud laupkokkupõrkesse ühe teise autoga. Mis oleks päris halvasti lõppenud meie jaoks ilmselt, sest kiirus oli, ma arvan, et meil oli vast 90 ja see auto, kes tollest rekast mööda sõitis, tollel oli vast 100. Nii et mats oleks korralik olnud. Õnneks suutsime nagu kõik reageerida normaalse kiirusega. Mina tõmbasin täiega tee äärde ja panin rämedalt pidurit. Ilmselt too rekka nägi ka, et ma lõõsalt nurga tagant tulen ja pidurdas ka, et too mööda sõiti. Kes sõitis reaalselt pimedas kurvis sõitis, üritas rekkast mööda sõita. Ma arvan, et talle sai päris hea üllatus ilmselt. Ma vaatan, kas ma leian tolle auto numbrimärgi ja midagi veel. Ta on raudselt seal videos kuskil sees olemas, aga kuna tegemist on timelapsiga, siis on teda natuke raske üles leida. Aga ma enam-vähem tean, kus kohast tulist juhtus. Nii et jah. Ja lisaks 3. video tuleb loomaaias käigu kohta. Ma tegin seal natukene videosid ka. Natukene. Ma nagu poole päeva pealt avastasin, et oi tea, mul on kaamera ka kaasas. Ja siis ma võtsin sellega välja ja tegin natuke videosid. Ülejäänud tulevad ilmselt piltidena. Peaks ütlema, et pildid said päris normaalsed isegi. Nii et jah, loomaaias käimine on küll minu idee. Mina olin rohkem nagu autojuht. Aga samas andis see ka mulle võimaluse oma autot testida ja ütleme nii, et test läks päris hästi. Kütusekulu on isegi väiksem, kui kirjutatakse, nii et väga tore. Mis veel? Timelapse tuleb ilmselt selle kuu jooksul paar tükki veel peale nende Tallinnas käigu oma. Sest jah, ja need tulevad augustikuga omad, kes näeb juhuslikult osades timelapsides on mul kellaaeg jaanuarikuu ja 2016, siis ei tähenda, et need videod on tollel hetkel tehtud, vaid see tähendab lihtsalt seda, et kuna mu SJ Camil pole backup batterit, siis
Iga kord, kui ma aku kogemalt või korraks tagant ära võtan, läheb kellaaeg kuupäev nulli, et kõik need videod, mis siiski nüüd tulevad, need on ikkagi nagu selle aasta videod, viimase augustikuu videod. Ja siis üks äikese video tuleb. Tallinnas olles saime ka mõned kaadrid äikesele juurde, nii et ka toon tulemas. Lisaks on see kuu veel tulemas sidruuni parandamisest üks video. Ma peaksin tegelikult minema nüüd kargopussi oma pakile järgi, sest ta koht pannakse kinni varsti ja siis ma ei saa oma pakid ära kätte. Nii et tuleb ka too. Me vahetame ära sisse pritse klapi. Juhi poolt siis teine, keskmine ühesõnaga. Ja viis, kuidas ma teada sain, et oli katki, oli tegelikult geniaalne. Keegi netis kommenteeris, et kõige lihtsam on võtta pikk kruvikeere, panna ots sinna klapi vastu ja kuula, kas ta põhimõtteliselt tiksub. Ja 3 tükki tegid enam-vähem ühte ja sama häält, aga üks klapp mingil põhjusel ei teinud häält ja siis, kui ma tollelt ka juhtme tagant ära võtsin, siis mootori hääl paraku jäi samaks, mis tähendas aga seda, et klapi vahetus. Nii, ja see video peaks tulema, ma loodan, et hiljemalt pühapäeva õhtuks. Kuigi ma ei ole kindel, sest mul on praegu muid videost ja asju vaja teha. Keldrist nii palju, et ma ei tea, kas ma seal hakkan videost üldse tegema. Ilmselt üks tuleb, sest minu segamissüsteem või tegelikult mootori kontrolleri süsteem, mis on tolle praeguse süsteemiga. Toda ma tahan natukene muuta, mõned nupud, asjad juurde, mõned funktsioonid. Ja kasutame seekord siis Siemens Logo 8 kontrollerit, seda kõige uuemat, mis mul on, mida ma saan ka üle neti juhtida. Ja võib-olla, ma muretsen tollele ka lisaekraani, pole kindel, võib-olla, oleneb palju raha järgmine kuu järgi jääb, sest selle kuu rahad on põhimõtteliselt otsas. Nii et jah, täna õhtul tuleb käiva töö juures kuskil 12. Siis kui mul töökaaslased pausile lähevad tegelikult lõunale, siis on vaja neile ka väike komm viia. Nii, ja ma arvangi, et siis ongi tänaseks kõik. Likeige, kommenteerige, subscribeige ja kohtume järgmisel nädalal. Tegelikult kohtume juba selle nädalal, aga hea küll. Tšau!